palli kätte. Villem suudab kuidagi kahe kaitse vahelt läbi pugeda. Jõuab ka karistusalasse, pall on ikka Villemsi käes. Lööb! Ja Elva 88. minutil 3-1 ja noh, no täiesti aurude pealt löödud värav, mis järel võib küll maha istuda. Ai. Kui raskesti see värav tuli. Ani ja Nikita siin ja Pajur väga ilusti kombineerivad, leidsid Jasperi Reilsoni. Nii, jälle ääres leitakse Hendri Järm. Pall värava ette ja tundub, et väravalööjaks on Georg Lani. Jälle vasakust äärest väga ilusti. Ütleme nii, et ise alustas seda rünnakut, kombineeris keskel Nikita Karasjoviga. Tuleb pikk. Jätka. Pikendus. Ühes on maha ja... Laaneots lööb! Ja tere tulemast Elvasse! Dominik Laaneots 27. minutil viib Elva 1-0 juhtima. Kaunis. Et siin tegelikult abitreenerite, nagu ma rääkisin, abitreenerite on väga palju siin nagu vaeva näinud. Anton ja Asa. Selval Palsamiks siit üks värav võiks tulla küll. Nii, jah. Kultsa. Praegu nii, et ohohohoi! No nagu Veiko praegu ütles, kohe tellitud siis ka tuleb, nii et no kas siin nägime juba Elva aastaväravat või? Oi. Mängu alguses rääkisime, et Martin Tomson siin Rannamäe. Tuleb palliga. Nii. Värav on tühi, Tomsoni käes on pall, Tomson lööb! Tomson lööb! Oi, mida meie silmad näevad, Martin Tomson 24. minutil! No aga ütleme niimoodi, et Tomson on ka ainuke Eesti koondise mängija Selva koosseisus, kuigi ta mängib rannakoondises, siis on ta ka rannakoondises löönud väga olulisi väravaid, näiteks minust Prantsusmaale.